Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad nii Pereraadios kui ka meie portaalis objektiiv.ee. Algab Objektiivi raadiosaade, kus mikrofonide juures on Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! Tänases arutelusaates mõtiskleme teema üle, mille meile on pakkunud justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Nimelt kavatseb Eesti võtta Tartu vanglasse Rootsist vange. Ja see on vägagi mitmetahuline probleem. Võib-olla kõige esimene tasand, mida siin kohe alguses välja mainida, on see, et digiminister ja justiitsminister Liisa-Ly Pakosta on korduvalt selles osas Riigikogus vassinud ja valetanud ja opositsiooni küsimustele mitte vastanud. On väga selgeid küsimusi tulnud, et kas Eesti kavatseb seda vange siia võtta raha eest või mitte. Ja alati need vastused on olnud kas otseselt eitavad või seda, et protsess alles käib ja midagi kindlat ei ole ja nii edasi. Igal juhul sellist otsest vassimist ja valetamist Liisa-Ly Pakosta suust on olnud kuulda viimased aastad, kui ta minister on olnud, ning see on nagu esimene kõige nähtavam tasand sellest kaasusest. Ehk siis Eesti poliitilisele kultuurile omaselt on jällegi nähtud seda, et näkku valetamine kuulub Eesti poliitilise kultuuri juurde juba, ütleks nii, orgaaniliselt. Ja mitte ainult poliitilise kultuuri juurde, vaid see kuulub ka Eesti riigivõimu teostamise juurde. Et lihtsalt hämatakse, valetatakse, keerutatakse, öeldakse mingite selliste projektide läbisurumisel, millest on teada, et need tekitavad ühiskonnas vastakaid tundeid või on üldse rahvale vastuvõetamatud, et ei, me alles arutame asju, et ärge nüüd muretsege, et ega me siis, me ikka praegu mõtleme ja möödame ikka tükk aega enne, kui me lõikame ja siis ühel hetkel, kui arutelu on mingisse faasi jõudnud või seda arutelu ei ole jõudnudki veel alata õigupoolest, öeldakse, et oi, et aga me juba otsustasime ära, et kus te olite nüüd oma nende ettepanekute argumentidega. Me näeme seda käitumismustrit ju absoluutselt iga asja puhul, ütleme viimati tuulikute puhul, eks ole, et et meil siin on praegu, see on hea mõte, see on väga hea mõte, et kui me siin ehitame Eesti neid tuugeneid täis, saame odavat elektrit. Kas te siis olete odava elektri vastu? Kohalikud inimesed saavad veel seal talumistasu ja võib-olla saavad veel odavamat elektrit. See on ikka väga hea mõte, väga kasulik. Ja ühel hetkel öeldakse, et aga kuulge, et rong on juba ammu läinud, et me oleme selle ära otsustanud. Ja nüüd paistab, et selle Rootsist vangide importimise teemaga on umbes samamoodi, et kogu aeg on keerutatud, et ei tea, et me alles arutame seda asja, et see on suke idee tasandil alles. Aga siis ühel hetkel on asi juba nii tõsikindel, et juba arutatakse selle üle, et palju siis me neid sinna Tartu vanglasse toome ja palju nende ülalpidamine maksab ja juba on mingisugused kokkulepped Rootsi riigiga olemas, et Rootsi riik on valmis maksma seal ühe vangi kohta nii ja nii palju, seal vist oli 8500 eurot kuus ja kõige selle juures siis ütleb Liisa Pakosta sellise tähtsa näoga, et aga Eestil on oma punased jooned ka. Ja meie punaseks jooneks on, et siia tohib tuua ainult paadunud kriminaale, kurjategijaid, mitte islamiterroriste. Ärge kohe kartkegi, terroriste me siia ei too, need on ikka ütleme viisakamalt öeldes siis raskete isikuvastaste kuritegude eest ja narkokuritegude eest süüdi mõistetud isikud, kes siis kannavad pikaajalist karistust ja karistuse tähtaja lõppemise tähtaja saabumisel siis 6 aega varem tuleks nad Rootsi tagasi viia, et ei tekiks seda olukorda, et need Rootsi retsid ja kriminaalid karistuse lõppemisel lastakse Eestis lahti, et Rootsi peab tagasi viima. Nii et kujutad, et Eestil on oma punased jooned. Et see on nagu selles mõttes eriti naeruväärne, et kuidas seda asja üritatakse rahvale maha müüa. Aga siia kõrvale tuleks kindlasti panna ka vanglateenistuse juhi artikkel, see vist oli ERR-is,
kus ta üsna punkti haaval argumenteeris, et miks see on ikkagi väga vajalik, väga kasulik. Kõigepealt siis see punkt, et Tartu vanglas on üle 600 tühja ja kasutamata koha, ühesõnaga vangla on liiga suur, seisab tühjalt, ei ole Eestis nii palju vange, keda vangi saata, et siis see on ressursi mõistlik kasutamine, kui me nüüd toome Rootsist sinna kurjategijaid Tartu vanglasse. Siis teiseks, me loome uusi töökohti. Tartus on võimalik inimestel tööd saada. Sajad vangivalvurid, kelle jaoks siis tehakse need uued kohad. Jah, kuskil 250 uut teenistujat, kes saavad siseturvalisuse väljaõppe ja vajaliku koolituse. Ja see tähendab ühtlasi panustamist julgeolekusse. See tähendab seda, et siis need inimesed, kes Tartu vanglas tööd saavad, vastava koolituse läbivad, on ühtlasi ka Eesti sisemise julgeoleku tagajad ja ka teistes kriisiolukordades kulub siis nende inimeste koolitus ja kogemus marjaks ära. Ja selle sammuga veel tugevdatakse liitlassuhteid. Seda see kurjategijate toomine Rootsis tähendab ka, et Rootsi on ju nüüd NATO liige ja tulles Rootsile vastu, aidates nende vange kuidagi siis nii-öelda utiliseerida, meie siis tugevdame Rootsiga liitlassuhteid. Ma elu sees ei usu, et vanglateenistuse juht need punktid ise välja mõtles, et küllap on need kuskilt ministeeriumi PR-osakonnast ette antud jutupunktid, mis siis osutab sellele tegelikult, et osutab jällegi, kui valelikult teostatakse Eestis riigi võimu. Et võimu teostamine tähendab seda, et rahvale üritatakse lihtsalt mingisuguste propaganda jutupunktidega teatud ideed maha müüa. Küsimus ei ole üldse mingis ausas ja läbipaistvas arutelus ühiskonnas, et mida see tähendab meie julgeolekule Eestis, mis probleeme me sellega lahendame ja mis probleeme me tegelikult ka selle sammuga juurde toome. Ei, julmalt pannakse üks plaat peale, tagame turvalisust, tõstame sisejulgeoleku taset ja loomulikult me tugevdame liitlassuhted, see on meil kõige peamine. Ja tavainimene siis kuuleb seda raadiost või loeb seda lehest ja mõtleb, et jaa, see on ikka üks tark mõte, et tuua siia 600 Rootsi kriminaali ja sellega me tõstame Eesti turvalisuse taset ja tugevdame meie liitlassuhteid, et juhuks, kui nüüd Putin peaks tahtma tulla Eestisse, et siis on meil vähemasti Põhjamaad on meie poolt. No ja, see avalik kampaania nende vangide importimiseks on lihtsalt piinlik, ühemõtteliselt piinlik, et Liisa-Ly Pakosta on käinud välja ka sellise asja, et kogu see asi ju tõstab Lõuna-Eesti ja Tartu turvalisust. Kujutate ette, inimesed, et 600 Rootsi vangi, pikaajalise vangi, mõrtsuka, vägistaja, narkokurjategija toomine Tartu vanglasse tõstab Lõuna-Eesti ja Tartu turvalisuse taset. No see on selline orwellilik argument juba, et siin tegelikult aetakse lühisesse inimese enda mõistus. See ongi üks viis, kuidas tänapäevane riigivõim toimib, et ta niivõrd ilmselgelt, valelikult, niivõrd ilmselgelt ütleks rumalalt, idiootlikult, debiilselt käitub ja argumenteerib, et inimesed lihtsalt et peaaegu ei oska sellise asja vastu enam mitte midagi öelda. Ja muidugi see, millele sa juba osutasid, see on Eesti riigivõimu üks peamiseid modus operandisid, tegutsemisviise, et otsused on juba enne vastu võetud, otsused tehakse kulisside taga ära ja siis hakatakse, kui need otsused on juba vastu võetud, lepingud alla kirjutatud, siis hakatakse neid rahvale pähe määrima. Ja kui rahvas siis seda vastu ei võta või alla ei neela seda propagandat, siis tuleb välja mõni kommunikatsiooniekspert ja ütleb, et üllatus, tuleb järgmine Stratkomi argument. Kommunikatsioon oli natukene vilets.
kommunikatsioon oli vilets, aga et seda, et asi ise on täiesti hullumeelne ja riiklikku väärikust otseselt riivav, seda ei maini mitte keegi. Asi ise on alati hea ja õige. Ainult, et kommunikatsioon on natukene võib-olla olnud puudulik ja siis kommunikatsioonispetsialistid raputavad endale selle läbi tuhka pähe. Samasugune jutt oli ju algusest peale, kui suruti läbi ka kooseluseadust, et kui tekkis väga-väga tõsine vastuseis sellele abielu rüvetamisele teed rajavale kooseluseadusele ja kaasa eelkõige meie sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks eestvedamisel, siis tulidki kommunikatsioonieksperdid nagu Raul Rebane ja teised välja, et et siin on olnud riikliku kommunikatsiooni väiksed nagu möödalaskmised ja probleemid. Ei ole riikliku kommunikatsiooni möödalaskmised. Asi ise on täiesti vastuvõetamatu. Täpselt samamoodi nagu ka Rootsi vangide siia toomine. Ja kui me nüüd vaatame seda, et Eestis on üle Tartu vanglas 600 vangla kohta, siis me võime muidugi küsida ka seda, et huvitav, miks oli vaja ehitada selline vangla, kus 600 kohta on üleüldse. Miks oli vaja planeerida sellist vanglat, et meil ei jätku sinna vange? Et mida me peame selleks nüüd hakkama siis tegema, et see vangla oleks niimoodi hästi ja hea peremehelikult manegeeritud, et need tühjad kohad ei seisaks seal lihtsalt niisama jõude. Inimesi veel praegu otseselt Eestis niimoodi riikliku ukaasiga vangi panna ei saa, kuigi siin juba on räägitud loomulikult tsensuuriseadusest ja vihakõneseadusest, et võib-olla selle peale nagu loodeti, et kui see vastu võetakse, et siis hakkab seal vanglas roteeruma erinevad vihakõnelejad, aga ikkagi jääb küsimus, et vabandust väga, et miks me üldse oleme sellise vanglasüsteemi loonud? Miks need kohad seal üle on, et kes sellise planeerimisotsuse on teinud. Loomulikult sellele me kuskilt nagu vastust ei saa. Ei, saame. Andrus Ansip oli toona ju Tartu linnapea, kui seda asja tehti, et ta võttis suurelt ette. Et see oli ka kusagil uudistes jooksis läbi, et Andrus Ansipi ajal tehti. No nii, Andrus Ansip tegi, eks ju, aga ongi, see planeerimisotsus on vastu võetud, eks ju, ja huvitav, et niimoodi üleüldse riik rahvasse suhtub, et meil on vaja ikkagi nagu suure varuga vanglakohti Eesti Vabariigis, ikka tõsise varuga. Ja kui omaenda vange sinna sisse ei saa, siis toome Rootsist, impordime neid. Ja kui me nüüd vaatame seda, et mida selle asjaga on mis andmed siit nüüd siis välja on toodud, et siin on räägitud sellest, et see lepingu minimaalne maksumus on 30,6 miljonit eurot aastas ja kui Tartu vangilasse toodaks siis 600 Rootsi vangi, siis ütleb Postimees muuseas, tooks see Eesti riigile tulu 61,2 miljonit eurot aastas. Oota, mis mõttes tulu? See on ju põhimõtteliselt antud selleks, et Rootsi vange siin ülal pidada. Tulu ei tule siit mitte midagi ja väga küsitav on muuseas see, et kas see tulu üleüldse katab neid nõudmisi, mida Rootsi vangid on harjunud omaenda vanglates saama ja mida neid nõudmisi, mida nad siis nüüd kindlasti ka siin meie vanglates hakkavad esitama. Et Rootsi maksab praegu ühe vangi ülalpidamise eest Eestile 8500 eurot ja Rootsis on muuseas ühe vangi ülalpidamiskulu 11 000 eurot kuus. 8500 eurot kuus ühe vangi ülalpidamise eest. Me siin enne saadet nagu naljatlesime, et maksaks meile ka Eesti riik ülalpidamiskuludeks kuus 8500 eurot. Et siis võiks ju päris hästi ära elada, raadiosaateid teha ja ei peaks isegi objektiivi kampaaniaid tegema, et elu oleks nagu lill. Aga ei, et vangidele selliseid summasid üldse eraldatakse, et see on ju omaette selline absurdum.
tegelikult. Aga ma ütlen, et ma ei ole sugugi kindel selles veel, et kui need 600 vangi Tartu vanglasse tulevad, et Eesti oma sellises riiklikus, kuidas öelda, idiokraatias, kuhu me nüüd välja oleme jõudnud, ei jõua sinnamaani välja, et Eesti maksumaksja peab hakkama tegelikult nende lisandatud nõudmiste ja võib-olla isegi Rootsi poole suuremate nõudmiste peale ise hakkama sellele peale maksma. Nii et mingi tulu siit Eesti riigile 61,2 miljonit eurot aastas kohe kindlasti ei tule. Et see läheb kõik vangide ülalpidamiseks ja loomulikult tulu ja raha jääb siit Eestile väga vähe kätte, kui üldse. Et siin näha sellist rehepaplikku mõtlemist, et pakume Rootsile renditeenust ja saame sealt raha ja selle rahaga me saame ise siin oma personali välja koolitada, uusi töökohti luua. Loomulikult see kõik ei ole ju tulu, aga ta jääb selles mõttes nagu Eestisse see raha, et Rootsi maksab meile mingisuguste pangakontode kaudu Eesti riigile seda raha. Küll me sealt siis ostame toitu vangidele, parandame seal mingeid vanglatingimusi, maksame vangivalvuritele, saavad palka, selle palga nad ju kulutavad Eestis, on tekkinud Tartus uued töökohad. Et see on selline väike, ma ei tea, kas maalähedane, aga maavillane või kuidagi niimoodi võiks öelda selle kohta, selline rehepaplik mõtlemine. Ja seda siis viljeleb meile pika plaaniga progressiivne erakond, nagu seda Eesti 200 enda kohta on väitnud ja nagu ta üritab siis välja näidata, et ta on mingi väga edumeelne, väga progressiivne, väga kaugele nägelik ja kaugele mõtlev erakond, mis selles mõttes eristub kõikidest teistest erakondadest. Ja lõpuks see pikk plaan taandub siis sellele, et toome Rootsist siia mingi 600 kriminaali ja laseme Rootsi riigil meile natukene raha sellest maksta. See raha on vähemasti siis reaalne asi, mis Eestisse jääb ja mis siis kuidagi selle vanglasüsteemi kaudu liigub. Saab natuke vanglat arendada ja natukene siin oma sisejulgeolekut ka selles mõttes tugevdada, et loomulikult need inimesed, kes seal vanglasüsteemis siis tööle võetakse, läbivad mingisuguseid koolitusi, ja need oskused jäävad ju ikkagi alles, et Eesti riik saab neid töötajaid siis kunagi ju ka mingites muudes funktsioonides kasutada, aga annan sulle sõnajärje tagasi. Jaa, tõsi, loomulikult see selline rehepaplik kalkulatsioon seal taga loomulikult on, aga kui me räägime rehepaplusest, siis muuseas see ongi tänase Eesti riigivõimu üks tunnusjoon. Ja siit me peame võib-olla sellest baasfaktoloogiast edasi liikuma nagu põhimõtteliste küsimuste juurde. Ja küsime üleüldse, et mis riik see selline on, kes hakkab siia importima teise riigi vange. Me oleme harjunud vaata sellega, et sellised nii-öelda kolmandad riigid teevad sellist diili rikaste riikidega. Et ma ei tea, kuskil Lõuna-Ameerikas võib olla mingisuguseid USA poliitiliste vangide või terroristide vanglaid kuskil Puerto Ricos ja kuskil mujal, et neid vange siis seal koolitada ja kinni pidada, et neid ei taheta USA territooriumil teha, et CIA-l või mingitel USA eriorganisatsioonidel on vanglad nendes kolmandates riikides. Nüüd on siis Eesti jõudnud sellele tasemele, kus me põhimõtteliselt oma enda vangla kohti välja üürime Rootsile, kes ajalooliselt on olnud meil ka nii-öelda ülemvõimu teostaja. Ehk siis Rootsi käsitleb Eesti riiki kui sellist, ei millegi muu nagu põhimõtteliselt oma enda tagahoovina, oma enda sellise nii-öelda endise mõjuvälja riigina, kuhu võib siis ka enda nagu mõrtsukad ja vägistajad ära paigutada ja odavamalt, nii nagu juttu oli, et Rootsis läheb maksma 11 000 eurot kuus, siin saab 8500 euroga hakkama, kuigi on kostunud ka vist Rootsi poolt juba mingisuguseid küsimusi, et kas ikka sellises Ida-Euroopa
riigis nagu Eesti garanteeritakse kõikidele mõrtsukatele ja vangidele nende inimõigused ja kas nad saavad ikka seda sama kohtlemist, mida nad Rootsis saaks. Et siin ongi minu suur küsimus ka, et kui Rootsis on harjunud vangid põhimõtteliselt sellise hotellitoa süsteemiga, kus sul on eraldi tuba ja saad rahulikult hamburgerit süüa ja videomängu mängida, siis tõsi, me ei tea, kas Eesti vanglas sellist kohtlemist saab ja siin ma arvangi, et siin alles hakkame nägema nalja, kus need vangid tulevad ja hakkavad nõudma Eestis seda sama kohtlemist ja loomulikult Eesti riik võib siin hakata veel peale maksma. Aga see esimene või peamine küsimus ongi see, et milline riik Eesti on ja see rehepaplik idee Eesti riigist ongi see, mis on viinud Eesti riigi väärikuse täieliku languseni. Ükski endast hooliv väärikas riik, väärikaks ennast pidav riik ei tee selliseid diile, ei ole nii-öelda Euroopa või teiste maade prügilaks. On siin ju räägitud ka sellest, et kuidas Eestisse importida rikaste maade prügi. See on olnud ka laua peal. Et nüüd siis meie impordime siia, kristlasena ma ei tahaks seda ütelda, aga võib-olla kujundina võiks öelda inimprügi. Et see on riikliku väärikuse täielik defitsiit. See on mentaliteet kõik müügiks ja see on mentaliteet tegelikult kõik müügiks ei ole midagi muud kui põhimõtteliselt nagu riiklik prostitutsioon. Et see on nagu peamine küsimus, mis minu arvates selles asjas välja tuleb ja loomulikult tänane valitsus, selline reformierakondlik E200-lik rehepaplus, mis on looritatud totaalsesse valesse, valetamisse, orwellilikku keelekasutusse, siis teeb seda, viib ellu sellist poliitikat, hävitades Eesti riigi mainet, hävitades Eesti riigi väärikust. Ja ma olen sinuga selles osas täiesti nõus, et peamine küsimus, siin ongi riikliku väärikuse küsimus. See on absoluutselt keskne teema kogu selle loo juures. Jah, me võime küsida, et kas äkki need vangid Rootsist tuuakse siia liiga väikese raha eest. Noh, jah, saab vastu väita, et aga Rootsis on elu kallim, et seal ongi vangi ülalpidamine kallim. No ma ei tea, kas Rootsis on elu kallim kui Eestis, et võib-olla on juba... Mina juba kahtlen selles põhimõtteliselt, et mulle tundub, et mingid asjad võivad olla Eestis kallimad kui Rootsis. Ja no siis võib küsida, et kes see siin rehepappi teeb, et rootslased teevad rehepappi. Et sokutavad lihtsalt oma nii-öelda selle koorma ära, eks ole. Ja noh, võtame arvesse, et Eesti on ju olnud ajalooliselt Rootsi ülemere territoorium. Eesti, eks ole, siis ka Põhja-Läti, Riia kaasa arvatud, on ju kuulunud kunagi Rootsi impeeriumisse 17. sajandil, 18. alguses. Nii et rootslastel on oma sellised koloniaal nagu vaated sellele asjale siin. Et jah, siia võib saata küll. Ja muidugi seal on kindlasti inimõiguslasi, kes muretsevad, et et kas Eestis ikkagi nendele Rootsi vangidele ikka sellist halal-toitu pakutakse, et äkki sunnivadki mingit sealihaburgerit sööma need ida-eurooplased seal, eks. Et ja kuidas nende hinge eest hoolt kantakse, et kas meil on siis piisavalt neid islami vaimulikke, kes siis kaplanitena võiksid nende Rootsi retside hingi hoida, mis on ka muidugi omaette absurd, et kui me räägime Rootsi retsidest, et me nagu see ei seostu meile enam selliste ma ei tea, 2 meetri pikkuste blondide sinisilmsete Rootsi nii-öelda viikingimeestega, vaid need on ikkagi sellised habetunud tõmmunahksed tüübid, keda sealt tuuakse siis siia, ilmselt siis enamikus. Sealt nii-öelda Fille ja Rulle ilmselt ei tule Rootsist, vaid ikkagi Ahmed ja Mehmed koos Abdullahiga.
ja ma just seda Fillet ja Rullet mõtlesin, et ilmselt Fille ja Rulle ei tule, et nemad istuvad oma rõõmsalt, nemad on võib-olla üldse vabakäiguvangid, eks ole, kui eks mõni Fille ja Rulle ka on, kes on ma ei tea, midagi näpanud või mingit kelmust teinud ja karistuse saanud. Aga üks aspekt, enne kui ma võib-olla selle riikliku väärikuse juurde tagasi tuleksin, sest see on tõesti keskne teema siin, et me sellest tahaksimegi täna ju arutada selle üle. Aga ma ühe ääremärkuse siiski teeksin, et olen lugenud uudiseid Ühendkuningriigi ehk siis Suurbritannia vanglate kohta, mis on ka ülerahvastatud ja eks seal on täpselt seesama probleem, et just nimelt need islami taustaga ja ütleme kolmanda maailma taustaga inimesed kipuvad seal vangis istuma ja nüüd, kus ka Inglismaal rakendatakse vihakõne seaduseid või seadust väga intensiivselt, eriti mis siis puudutab vastuseisu islami usule ja immigratsioonile, et pannakse inimesi mingite sotsiaalmeedia postituste eest vangi reaalselt mitmeks aastaks. Ja see ongi reaalne olukord, nii vähemasti uudised Ühendkuningriigist kõnelevad ja siis on neil ka probleem, et nad peavad need islami kurjategijad lahti laskma. Selleks, et omaenda Briti valgenahalisi kodanikke kinni panna, kes on võtnud sõna siis immigratsiooni ja islami kuritegude vastu või siis nii-öelda islami taustaga inimeste kuritegude vastu. Ja kui me küsime, et miks siis Rootsi vanglad ei täida enam Filled ja Rulled, vaid Ahmedid ja mis iganes nimega nad seal on. Et see on ju selle sama läbikukkunud immigratsioonipoliitika tagajärg. Nii et Rootsi, mis on pikka aega olnud sellise rahuliku igava Põhjamaa etalon, on ju muutunud jõuguvägivalla selliseks üheks riigiks, kus tõesti jõuguvägivald lokkab, kus kuritegevus on kasvanud üle pea ja kui nüüd kõige selle juures meie oma justiitsminister ja samuti ka vanglateenistuse juht, kusjuures mõlemad siis on lohutanud ja nii-öelda julgustanud Eesti avalikkust, et et me ei hakka siia neid islami kurjategijaid ja terroriste tooma. Me toome siia ainult mõrtsukaid, toome siia ainult vägistajaid. See oleks nagu siis kergem kategooria, eks ole, et mõrtsukad ja vägistajad, ehk siis peenemalt öeldes isikuvastaste kuritegude toimepanijad. Läks kohe kergemaks. Jah, kohe hingame nüüd kergendatult üheskoos, et ainult vägistajad, ainult mõrtsukad, ainult sarimõrtsukad tuuakse siia, et ei mingit islami terrorismi. Et loomulikult tuleb ju öelda, et teatud lääneriigid eriti, kaasa arvatud Rootsi, kaasa arvatud Ühendkuningriik, on ju ise tekitanud endale need probleemid, viljeldes sellist täiesti hukatuslikku immigratsioonipoliitikat, mis on olnud ideoloogiliselt põhjendatud, ideoloogiliselt soovitud ja tahetud. See ei ole ju kuidagi juhtunud niimoodi, et on siis tulnud sedasorti inimesi kolmandast maailmast nendesse riikidesse, mis on siis paar aastat hiljem lõppenud sellega, et vanglad on täitunud, vanglakoht ei ole, oma inimesi enam vangi panna ei saa, kuna kõik vanglad on täis. Et see on ikkagi ju teadliku sellise ideoloogilise immigratsioonipoliitika tulemus. Ja sellega on ju omaenda riiki imporditud kolmandast maailmast tohutul hulgal erinevaid probleeme, sest on selge, et need inimesed ei lõimu, nad panevad toime kuritegusid, mis on ka seotud sellega, et nad ei lõimu, et nad satuvadki lihtsalt teise elukeskkonda ja neil on nii-öelda raske seal kohaneda, raske hakkama saada, nad on teistsuguse mentaliteediga, loomulikult ma ei ütle seda kõigi kohta, aga me näeme ju Lääne-Euroopast, eks ole, ka Saksamaa, sealt tuleb ju pidevalt uudiseid, kuidas jälle mõni auto inimeste sekka sõidab, kuidas jälle pussitatakse, kuidas vägistatakse, nii et see on tegelikult poliitika, mille eest valijad peaksid poliitilisi erakondi, kes on seda soodustanud, karistama, aga just nimelt selle karistamise edasilükkamiseks või selle poliitilise karistamise ärahoidmiseks siis võetaksegi vastu igasugused vihakõneseadused ja pannakse mõned sõnakamad inimesed nii-öelda hoiatava näitena vangi, millele ma siis viitasin rääkida Suurbritanniast, et kuidas seal tegelikult pannaksegi inimesi reaalselt
kuudeks või isegi aastateks kinni sotsiaalmeedia postituste eest ja siis lastakse lahti need islami taustaga kurjategijad või sisserändaja taustaga kurjategijad, et siis nii-öelda oma inimestele vanglates ruumi teha. Et see on täiesti äraspidine ja hukatuslik mõtteviis. Seda on väga raske kommenteerida, sest mõistlikus riigis ju niimoodi asjad ei käi. Ja nüüd, mis on nagu, kui me hetkel veel ei räägi sellest peaasjast ehk siis riikliku väärikuse küsimusest, vaid räägime, ütleme, võimalikest probleemidest, mida nüüd selline otsus kaasa toob, kui me toome siia ikkagi 600 Rootsi retsi, see on otseses mõttes retsi, ehk siis sellist ohtlikku kriminaalkurjategijat ja pikaajalise karistusega kurjategijat. Nii, et siis me ju toome kaasa kõik need probleemid, mis nende inimestega seonduvad, mis on Rootsi vanglates. Kui need inimesed siia ei tuleks, siis neid probleeme ju ka ei tuleks. Me kõik saame sellest aru, et sellisel juhul me hoiame nende probleemide importimise Eestisse ära. Ma ei ütle, et niikuinii Eesti ju võtab vastu pagulaste nime all inimesi. Euroopa sees on sisuliselt ju piirid avatud, kurjategijad saavad ühest riigist teise liikuda, selles mõttes loomulikult need ohud ja riskid on kõik praegultki olemas, aga kui me ise toome siia probleemseid inimesi, siis me impordime ju ka neid probleeme, mis nendega kaasnevad. Et parem on seda mitte teha. See on nagu mõistlik, eks ole, elementaarne, et me ei too omale probleeme siia riiki juurde. Absoluutselt. Tegelikult kui me vaatame seda, mis Rootsis praegu toimub ja väga hea, et sa selle esile tõid, siis see on ju täielik, kuidas öelda, hullumaja. Sellepärast, et ma mäletan veel seda, et kuskil siin 10 aastat tagasi, kui me Objektiiviga alustasime, oli ERR-is üks Rootsi korrespondent, kes rääkis jõuguvägivallast, mis Rootsis toimub. Ja ma mäletan, et ta pandi kinni põhimõtteliselt ERR-i otse reportaažis niimoodi, et saatejuht sekkus ja ütles, et aitab nüüd küll sellest jutust, et sellist juttu meie siin ERR-i eetris ei saa rääkida. Ja ma mäletan seda, kuidas 10 aastat tagasi oli kogu Eesti liberaalne üldsus sellises eituse faasis, et ei mingeid probleeme Rootsis tegelikult ei ole. Mitte mingisuguseid probleeme ei ole ka Brüsselis, islami sellises linnaosades. Sellist probleemi nagu lõimumisega, nende tohutute immigrantide, sisse toodud immigrantide lõimumisega Euroopas kui sellises ei ole olemas. Ma mäletan seda väga-väga hästi. Ei tohtinud rääkida sellest. Kapis ei ole kolli, nagu see ütlus oli. Kapis ei ole kolli, täpselt nagu ütles Evelin Võigemast vist, nii palju kui ma mäletan. Et kapis kolli ei ole ja siis hakkas tulema neid uudiseid, et kuidas see koll seal kapis tegelikult on ja kuidas ta märatseb Rootsis tagahoovis põhimõtteliselt ja on kapist juba ammu välja tulnud. Ei ta ei olegi Rootsis... kapis, ta on tänava peal lahti see koll. Ta on tänava peal lahti ja ta märatseb ja Rootsi linnad põlevad. Ja tänaseks on see saanud juba nagu, kuidas öelda, tänaseks on jällegi narratiiv muutunud selliseks, et jah, nüüd siis tunnistatakse, et Rootsis on tõsiselt nagu probleeme. Seda, mida, ma ei tea, paljud teised rääkisid juba 10-15 aastat tagasi, siis oli see nii-öelda mitte halal ja mitte košer jutt, et seda ei saanud avalikult ka Eestis mitte rääkida. Meie loomulikult rääkisime ja vahendasime uudiseid sellest juba Objektiivi algusaegadest peale. Aga Eestil ja teistel riikidel, vaadates seda, mida Rootsi on teinud, kuhu ta välja on jõudnud, kuidas ta on sellisest pullerbi natukene sotsialistliku maiguga külakesest jõudnud välja migrantide poolt hallatud eeslinnade jõuguvägivallani, siis need teised riigid nagu Eesti peaks ütlema Rootsile, et vaadake, kulla inimesed, te olete läbikukkunud riik. Meie siin Ida-Euroopas võime ütelda oma enda kogemuse pealt ja vaadates teie näidet, et te olete läbi kukkunud riik oma poliitikaga. Ja kõige vähem, mida me üldse hakkame tegema, on see, et me hakkame
toetama teid selles küsimuses. Te nüüd helbite oma suppi seal ise, te olete ise omale need probleemid sinna importinud ja ise saate nende probleemidega ka hakkama. Aga ei, meie selline rehepaplik, valetav, valevalitsus impordib need probleemid siia sisse ja annab, nagu tunnistab ennast kolmanda riigina ja pakub sellele poliitikale abikäe. Et me võtame nüüd neid teie retse sealt vastu, et te võiksite võib-olla sinna nende 600 vangi asemele paigutada siis ka mõned filled ja rulled, kes võib-olla on sotsiaalmeedias natukene liiga käredameelselt sõna võtnud ja ei sobitu teie sotsialistlikusse diktatuuri. Et selline peaks olema riiklik väärikus. Te nüüd helbite seda suppi ise ja meie teile mingisugust abikätt ei osuta. Te lahendate selle probleemi nüüd ise ära. Ja kui vaadata seda, et tulla ikka selle riikliku väärikuse juurde tagasi, siis mind see väga tõsiselt häirib. See mentaliteet, see riikliku prostitutsiooni mentaliteet, et me oleme valmis olema Euroopa prügilaks. Me oleme valmis alandama omaenda riiklikku väärikust ja me tuleme tegelikult ka veel kodanikele selle riikliku väärikuse kadu ja hävitamist alatute, valelike Stratkomi argumentidega peale suruma. Ja siis, kui kodanikud sellele vastu seisavad, siis süüdistame neid vaated veel riigivastasuses ja küll tuleb ikkagi see Putini kaart ka veel ära, seda küll ta tuleb, et seda on kogu aeg vibutatud ja tuleb ilmselt selle asjaga ka, et kui te ei ole nõus Rootsi 600 retsi paigutamisega Eesti vanglasse. Siis vaadake, siin juba vanglateenistuse juht osutas, et see kasvatab meie turvalisust ja ka on selliseks suureks palsamiks meie liitlassuhetele. Vaadake, et te hakkate ikkagi rääkima meil juba liitlassuhete vastu. No kes räägib liitlassuhete vastu? Eks ikka vana Putin ja Mutin ise. Et see on ikkagi selline Putini jutupunkt, Kremli jutupunkt, kulla inimesed, kui te ei ole nõus sellega. Niimoodi alatult, valelikult käitub praegune valitsus ja see episood selle vanglaga ongi nagu järjekordne episood nagu väga pikas reas episoodides, mis igal pool, kui me näeme, et sellist loomuvastast Eesti riigi ja rahva heaolu hävitavat poliitikat teostatakse, siis nende kriitikuid, selle poliitika kriitikuid tullakse hävitavalt kohtlema, Stratkom nimetab neid Putini vaenlasteks ja nii edasi. Need kriitikud tambitakse mutta. Olenemata sellest, et need kriitikud tegelikult tahavad head Eesti Vabariigile ja mõtlevad, et see, mida praegu tehti, on täiesti talumatu, see on Eesti riigi väärikust hävitav. Ja muidugi lisaaspekt kogu selle asja juures on see, et me tegelikult ju ei tea, et mis saab nendest vangidest siis, kui nad peaksid oma karistuse olema kandnud. Kas nad on veel Rootsi sisse kirjutatud, need Abdullahid ja Mohamedid. Kas nende sissekirjutus on juba võib-olla aegunud, võib-olla nad tulevad siia Eesti riiki ja hakkavad siin edasi elama. Me ei tea tegelikult, milliseid sidemeid hakkab üleüldse olema vanglates, sellepärast et siia imporditakse mingisugune Rootsi allmaailma, ilmselt islami sellisest kuritegevusest ja Rootsi gängide kuritegevusest läbi imbunud seltskond, millised sidemed hakkavad olema nagu Eesti vangide ja Rootsi vangide vahel, millist nagu probleemi me siia tegelikult üleüldse toome, sest me teame tegelikult, et vanglad on ju kohad, kus tegelikult selline jõugukuritegu ja jõuguliikmelisus kasvab, et seal ei toimu mitmelgi puhul rehabilitatsiooni, vaid vastupidi, seal toimub selline retsividiseerumine, et halvast inimesest saab veel halvem, ta liitub teiste halbadega ja
kasvatab seda kriminaalset mentaliteeti ja käitumist, et see on ka veel üks lisaaspekt, mida me siia toome. Aga mis nendest vangidest siin saama hakkab, kas need jäävad Eesti riigi õlule, kui nad peaksid vanglast vabanema, kas nad saadetakse Rootsi tagasi, kas Rootsi ei või ütelda ühel hetkel, et aga nüüd see on teie probleem, me ei tea enam seda, kuigi siin on olemas lepingupunktid, mis väidetavalt ütlevad, et tõesti need vangid siis Rootsi tagasi saadetakse, aga võib-olla neil pole enam Rootsi elamisluba, nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me impordime siia sisse terve rea probleeme riigist, mis on tegelikult läbi kukkunud riik. Nojah, ja me teeme seda ju sisuliselt peenraha eest. Ma ei ütle, et kui raha oleks rohkem, kui see summa, mida nendest makstakse, oleks suurem, et siis võiks, et ei loomulikult mitte. Aga see on ju suhteliselt väike raha, 60 miljonit, jah, sinna kanti. Et mis on see 60 miljonit Eesti aasta riigieelarve mahu juures? See ei ole mitte midagi. Et summa raisatakse ära mingite muude asjade peale, nii et silm ka ei pilgu. Et tegelikult me ei ole nii meeleheitlikus olukorras oma riigiga, et me peaksime nüüd selle 60 miljoni eest või noh, on ta siis natuke suurem või natuke väiksem reaalselt, selle raha eest importima endale koos vangidega neid probleeme, mis paratamatult kaasa tuleb. Ja noh, see on tõsi, et me ei tea ju, ükskõik paberi peal võib olla mida iganes kirjas, aga on igasugused rahvusvahelised kokkulepped, mingite põgenike konventsioonid ja muud konventsioonid, inimõigused nii-öelda, mis siis ühel hetkel võib-olla lasevadki nendel Rootsi vangidel ilusasti vabanemise korral siia Eestisse jääda. Ja siis on juba meie probleem laiemalt, eks ole, et mis me nendega teeme ja noh, rääkimata veel sellest, et nendel on ka kindlasti oma sõbrad ja sugulased, kes hakkavad siin käima, kes hakkavad sidet pidama, ka seda aspekti on tegelikult mainitud meedias, et meie need asjapulgad siin ametnikud on öelnud, et ei, et nad on sellistest riikidest ka pärit, et seal need on vaesed riigid, kus nad pärit on, et sealt lihtsalt need sugulased ei jaksa siia sõita, neid kalleid sugulasi, kes vangis istuvad, vaatama. Noh, me ei tea seda, et kas jaksavad või ei jaksa. Ühesõnaga, kui me need inimesed siia toome, siis me toome kaasa siia ka kõik need probleemid, mis nende inimestega on seotud. Ja noh, rääkimata, eks ole, riikliku väärikuse küsimusest, mis viib mind tegelikult, me paneb järjekordselt küsima, et kas me oleme tegelikult üldse küpsed oma riigi pidamiseks. Vähemasti meie poliitilise nomenklatuuri käitumine, seda küll ei kinnita mitte mingil viisil. Et need inimesed, kes Eestis võimu juures on läbi aegade, kipuvad ikkagi omama sellist kuppia, kiltri ja aidamehe mentaliteeti ja see oma riiklus tegelikult, see ei olegi midagi, siin ei aktualiseeru küsimus riiklikust väärikusest, vaid see ongi nagu mingisugune, ma ei tea, mingisuguse mõisa aida majandamine, kus siis üritatakse võimalikult palju nodi kokku krahmata ja siis võib-olla vastalistele antakse ka tuliseid üle turja, kes liiga palju kobisevad, vaadatakse, et mõis oleks rahul, et mõisaga oleks hea läbisaamine ja teineteise mõistmine, oma inimestele võib ükskõik mida teha, kuidagi selline madal, pisikene, oma kasule orienteeritud väikeste inimeste mõtteviis, kes meil riigivõimu teostavad. Ja see on jälle omaette filosoofiline või ma ei tea, mis küsimus, et kuidas üldse sellised väikesed inimesed, väikese hingega inimesed sinna riigivõimu juurde saavad. Et miks need valimised lõppevad alati iga kord niimoodi, et need väikesed inimesed istuvad seal võimul edasi ja neid saab lausa üha rohkem ja rohkem ja isegi kui tuleb uusi nägusid, tuleb mingi uus erakond, midagi mängitakse ringi, tehakse uus värske poliitiline jõud, siis need väikesed inimesed, kes võimu juures on olnud, võib-olla ühed vahetatakse välja, aga täpselt samasugused tulevad asemele. Ma ei ütle, et kõik poliitikud on sellised või kõik erakonnad on sellised või see oleks natuke liiga ülekohtune
üldistus ja ma nii ka ei mõtle, aga ikkagi, kui sa näed nagu seda mingisugust mentaliteeti, mis on võimu juures olevatel inimestel, nende mõttemaailm, kuidas nad opereerivad, kuidas nad seda riiki peavad ja kuidas nad siis ka selle riigi tegelikele peremeestele, vähemasti juriidiliselt tegelikele peremeestele, ehk siis rahvale, kes on selle riigi omanik põhiseaduse järgi, kuidas nad siis neid asju nii-öelda kommunikeerivad, kuidas nad mingeid ideid ja mõtteid maha müüvad või tegelikult siis kurgust alla topivad. Et kõik see mentaliteet on nii sügavalt vastik, et ma ei näe siin ei mingit riiklikku väärikust, ma ei näe siin iseseisvuse või suveräänsuse ideaali, kõik taandub lõpuks mingisugusele pisikesele omakasule ja see ei ole mingi mastaapne varastamine, nagu ma ei tea, ma kujutan ette, et kuskil Venemaal on, et Venemaa nomenklatuur varastab, eks ole, nii külma pilguga, eks ole, mingid tohutud gaasivarud ja naftavarud ja muud maavarad, eks ole, kõik selle tulu, eks ole, ajavad oma taskusse, rahvas elab vaesuses põhimõtteliselt. Et meil on selline pisikene, selline tagasihoidlik külaühiskonnale omane selline oma kasu nii-öelda see tase, eks ole, millel ollakse. Ja see kuidagi lööb välja või see kuidagi juhib meie nomenklatuuri käitumist, et siin Eestil ei ole kahjuks sellist 1000-aastast kuningriikluse ajalugu nagu näiteks Ungaril on. Ma ei ütle, et Orbani valitsus või ütleme see võim, mis seal Ungaris praegult on, oleks igatepidi laitmatu, eeskujulik, puhas ja et seal üldse ei ole korruptsiooni ja ei ole üldse probleem, et kindlasti on, igal pool on ja see on üldinimlik. Aga kui sa vaatad, et kuidas näiteks, ma ei kujuta ette, et Ungari sõlmiks, ma ei tea, Saksamaaga või mingite teiste Euroopa riikidega mingeid selliseid kokkuleppeid, et me hakkame nüüd teie vange vastu võtma, et oleks vaja ikka nagu rahasid juurde saada, et Brüssel ei anna meile seda raha, mis meile kuulub Euroopa Liidu eelarvest, eks ole, et aga siis teeme väikest stiili. Et seal on hoopis teine riigimehelik ja riigi, ütleme positiivses mõttes riigikeskne mõtlemine erinevalt meist ja see on lihtsalt see vangla teema, millest me täna räägime, on ainult, või Rootsi retside, Rootsi vangide teema, see on lihtsalt ainult üks teema nende paljude muude teemade hulgas, kus ikka ja jälle me näeme ka seda, et Eesti on läbi kukkunud riik. Mitte ainult Rootsi ei ole läbi kukkunud riik oma immigratsioonipoliitikas ja oma sellises kultuurilises olemises, vaid ka Eesti ei ole võib-olla üldse suutnudki 100 ja rohkem aasta jooksul muutuda iseseisvaks, suveräänselt mõtlevaks, väärikaks riigiks, vaid siin käibki mingisugune rehepaplus, üksteisel ärategemine ja siis selle juures lihtsalt lüüakse vastu rindu, lehvitatakse loosungeid, pannakse mingeid lippe siin lehvima ja see ongi kogu meie riiklus kahjuks, mulle tundub. Jaa, ma olen ka mõelnud selle peale, et ega riiklik väärikus ei sünni kuskilt, ma ei tea, pilvedest või ei tule kuskilt lihtsalt niisama. Riiklik väärikus ja selle tajumine käib ju koos inimestega. Riiklikku väärikust hoiavad üleval inimesed, kellel on traditsioon, kellel on üleüldse ettekujutus, mida väärikus kui selline tähendab. Et minul on tunne, et Eesti riigi praegused valitsejad ja kogu see nomenklatuur, nendel teatavas mõttes puudubki ettekujutus, mida tähendab alustuseks isiklik, personaalne väärikus ja seetõttu ka riiklik väärikus. Et kui ei ole ju endal arusaama sellest, mida väärikus inimlikul tasandil personaalses elus tähendab, siis ei saa ju seda üle kanda ka kuidagi moodi riigile. Sellepärast, et riigi moodustavad inimesed ja see mentaliteet, mis on inimestes, see kandub edasi riiklikule poliitikale ja riigi juhtkonna poolt tehtud otsustele. Ja kui ei ole väärikuse traditsiooni, kui ei ole väärikuse arusaama, kui ei ole ettekujutust väärikusest kui sellisest,
siis on võimatu, et seda kantakse üle ka riigile. Mul muuseas, võib-olla see on teine teema, aga see väga palju seondub selle väärikuse mõiste arusaamaga üldse või sellele pihta saamisele, on see, kui siin mõned nädalad tagasi Varro Vooglaid kirjutas Riigikogu esimehele kirja puudutades küsimust, et kui Riigikogus oli avatud ustepäevad, siis tulevad sinna inimesed, kes lihtsalt lasevad ringi mingisugustes shortsides ja spordiriietes. Loomulikult Riigikogus lastakse ringi ka saadikute poolt niimoodi, et teksapüksid, botased ja mingid suvalised riided enam-vähem nagu oleks põllult tulnud. Ja see tõmmati üles see teema. Ja seda käsitles isegi Aktuaalne Kaamera ja seda tehti niimoodi sellises pilkavas toonis, et et nüüd siin keegi nõuab riiklikku väärikust ja tahab naised tanu alla panna ja inimestele kuidagi mingeid riietumiseeskirju ette kirjutada, et mis asja, me oleme ikkagi demokraatia ja praegu on ikkagi 21. sajand ja ega siin ei maksa nüüd niimoodi, inimestel on vabadus käituda täpselt niimoodi, nagu nad tegelikult tahavad, et kui nad päris midagi ära ei lõhu Riigikogus ja seal pommi ei pane, et siis pole hullu mitte midagi. Ja reageeris sellele ka selline sulesepp ja Riigikogu liige nagu Juku-Kalle Raid, kes halvustas Varro ettepanekut ja nimetas seda mingisuguseks pioneeri kasvataja või pioneerilaagri juhi mentaliteediks. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et aga kulla inimesed, et kas teil üleüldse on mingisugunegi ettekujutus riigi institutsioonidega kaasnevast väärikuse nõudest? Ja ma vastan, ise küsin, ise vastan, ei ole, puudub üleüldse igasugune elementaarnegi ettekujutus sellest, et riiklikus institutsioonis võiks käituda väärikalt, riikliku institutsiooni sisenedes võiks riietuda väärikalt, ka seadusandliku koja liikmed võiksid käia Riigikogus väärikalt soliidse riietusega ringi, et see kuulub kõik nii-öelda koduse kasvatuse juurde. Ja ma lugesin seda Juku-Kalle Raidi kirjutist ja vaatasin seda diskussiooni ja mõtlesin tõepoolest, et väga suurel osal Eesti rahval üleüldse puudub arusaam elementaarsest väärikuse printsiibist. Ja lugedes seda Raidi kirjutist, siis mõtlesin, et oot, aga te nüüd seostate seda mingisuguse pioneerijuhi omaaegse fundamentalismiga, et kõikidel peab olema nii-öelda koolivorm seljas ja punane rätt kaelas. Kas te olete üleüldse kuulnud midagi sellisest asjast nagu dress code? Kas te olete üleüldse kuulnud midagi sellisest asjast nagu näiteks Briti parlamendi või üldse parlamentaarne kultuur, kuhu ei tulda lihtsalt suvaliste riietega, vaid pannakse omale pintsak, püksid, särk ja lips meestel ja naistel selline korralik riietus. Et olete kuulnud üleüldse sellisest asjast või mitte? Ja mulle tundub, et need inimesed ei ole üldse aru saanud sellisest nagu Kesk-Euroopa ja Euroopa kultuuritraditsiooni peamistest nagu nõuetest. Et see ongi, kui sa tuled ja räägid sellest nii-öelda maavillasest sellisest rehepaplikust mentaliteedist, siis ka selles osas väljendub see suurepäraselt. Et inimesed ei saagi aru üleüldse eneseväärikusest ja selle kaudu ka riiklikust väärikusest. Ja väga hea, et sa selle kõrvalepõike üldse praegu välja tõid ja jutuks võtsid, et mul oli täpselt see sama mõte, et see haakus mul täpselt samamoodi, et kui me räägime väärikusest, eks ole, riiklikust väärikusest, et siis algab just nimelt sellistest asjadest, millele Varro Vooglaid tähelepanu juhtis ja mida siis nii-öelda konservatiivne väljaanne Postimees avalikult mõnitas ja irvitas, mitte ainult Juku-Kalle Raidi, ja seal oli veel mingeid artikleid, kus siis nagu irvitati, eks ole, vaadake, kus see vana putinist ja konservatiivne kristlane ja traditsionalist, et mis ta nüüd siin meile ette paneb, eks ole. Aga tegelikult on ju niimoodi, et sa saad täpselt seda, kuidas sa ennast ise ülal pead, kuidas sa ennast nii-öelda välja pakud avalikkusele ja kui
seda üldistada Eesti riigile, et me käitume sellise kolmanda maailma allhanke tegijatena, kohana, kus saab, välisfirmad saavad maavarasid välja kaevandada, kuhu saab näiteks, ma ei tea, tuumajäätmeid ladustada, et teeme siia mingisuguse tuumaprügila. Kui me ise pakume ennast nii-öelda lausa prostitutsioonilisel viisil selliselt välja, siis täpselt niimoodi see arenenud maailm, mille moodi me tahame kangesti olla, meid ju ka kohtleb. Ta kohtlebki meid kui sellist kolmanda järgu, kolmanda maailma koloniaalmaad, mingisugust kunagist ülemere territooriumi, endist kolooniat, kuhu võibki saata oma vange, kuhu võibki saata oma prügi, kellelt sealsetelt elanikelt tulebki nende tulu ära korjata, nagu Rootsi pangad seda teevad, karistamatult, kus saavad gastroleerida igasugused välisfirmad, ajades siis varandusi kokku selle pisikese rahva pealt, kes siis on sunnitud virelema, ma ei tea, suhteliselt tagasihoidliku elatustaseme juures ja kelle nomenklatuur hüppab nahast välja, et siis olla oma igasugustele erinevatele peremeestele ja neile, kellele tahetakse meeldida, meele järgi. Et see on ääretult eemale tõukav pilt Eestist. Ja mis seal imestada, Juku-Kalle Raid on ju Liisa-Ly Pakosta erakonna kaaslane. Et see ongi see mentaliteet, ta esindab selle sama partei ja ütleme siis selle sama ühiskonna osa mõttemaailma ja mentaliteeti. Nii et selles suhtes see kõik klapib. Lihtsalt probleem on selles, et kui konservatiivid, traditsionalistid juhivad sellele tähelepanu ja ütlevad, et nii ei ole väärikas, nii me ei peaks tegema, me ei peaks riigina tegema selliseid ja selliseid asju, me peaksime riigina käituma väärikalt. Siis tõmmatakse kohe saak käima, need inimesed naeruvääristatakse või siis tembeldatakse Kremli agentideks, Putini käsilasteks, kes siis tahavad meid edumeelsest progressiivsest läänest välja viia Venemaa mõjusfääri ja siis tegelikult tegutsevadki Putini huvides. Et me näeme, kuidas see mõtteviis on nii valdav võimul olijate puhul ja lõppude lõpuks, kui see olukord ei muutu, siis rahvas saabki täpselt sellist riiki, saabki täpselt sellist elatustaset. Et inimesed peaksid ka, valimistele minnes need asjad enda jaoks kokku panema, mitte vaatama ainult seda, mida siis üks või teine erakond lubab, vaid laiemalt ka seda pilti, et mille eest siis üks või teine erakond, üks või teine poliitik seisab, millist väärtusmaailma ta üldse esindab või kas ta üldse esindab midagi peale mingisuguste lühiajaliste omakasule orienteeritud projektide. Jah, kokkuvõtlikult võiks öelda, et riiklik väärikus algab inimpildist ja tsivilisatsioonilisest arusaamast sellest, et kes inimene üldse on. Ja see on sügav filosoofiline teema ja võiks ütelda, et riiklik väärikus algab ka sellest inimpildist tulenevast kodusest kasvatusest, et kui seda ei ole olemas ja inimest ei käsitleta väärika olendina, nii nagu kristlus seda ütleb, inimene on küll patune, aga siiski väärikas Jumala laps ja sellist traditsiooni või arusaama ei ole ühiskonnas, siis tegelikult seda riiklikku väärikust mitte kuskilt ei tule. See ei sünni kuskilt lihtsalt niisama, vaid see peab kaasnema inimeste ja eelkõige valitsejate ja riigi juhtkonna inimeseks olemisega. Ja ma arvan, et see on võib-olla tänase saate nagu üks peamiseid tulemusi, kuhu me välja oleme jõudnud. Tegelikult sellest väärikusest tahaks rääkida veel ja veel, sest see on sügavalt filosoofiline ja ütleks antropoloogiline teema, kuidas tegelikult meie tänapäevane ühiskond, mis ühelt poolt ütleb, et inimene on täiesti vaba, võib teha mida iganes tahab ja teiselt poolt kristlik ühiskond, mis käsitleb inimest siiski patuse ja piiratud olendina,
kristlik ühiskond loob seda väärikuse baasprintsiipi ja tänane ühiskond, liberalistlik, ateistlik ühiskond, mis lubab inimesele kõik, ei loo ja lammutab seda väärikuse baasprintsiipi, aga võib-olla nendes teemades siis võib-olla mõni teine kord, sellepärast et praegune saade hakkab läbi saama. Aitäh, Veiko, selle arutelu eest! Jaa, aitäh kutsumast! Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Veiko Vihuri ja Markus Järvi. Tänan teid kuulamast ja oleme jälle järgmisel nädalalgi eetris. Kõike head! Objektiivi raadio.